No tere, seda episoodi siis ma alustasin kohvi valmistamisega ja Seekei hümni kuulamisega. Seekeid on teatavasti üks väike, noh suhteliselt väike, kui väike nüüd, meie mastaabis, Eesti mastaabis ta ei oleks üldse väike. Seekeide rühm, kes on siis ungarlased, aga nagu niisugune Ungari eraldi murre, isegi mõned peavad seda eraldi keeleks, kes elavad siis tänapäeva Transilvaanias, Rumeenias, mis kunagi kuulus samuti Ungarile. Nii et neil on oma hümn kirjutatud, see on kuskil 100 aastat tagasi, 1920 aastatel kirjutanud kirjutatud hümn 1920 aastatel siis. Aga noh, siis tere, mina olen siis Illar Luht ja ma teen podcasti Minu avalikud salamõtted. Ma ei ole niisuguste videode tegemisel mingisugune ja no ennast näitavates siis meediavahendites päris professionaal. Ma arvan, et kirjutamine tuleks mul paremini välja, kus minu enda nägu oma enda nägu ma ei pea näitama, aga ma loodan, et ma ei ole sulle veel päriselt tüütavaks läinud, aga kuigi ma olen tähele pannud mõningaid selliseid tendentse, mis näitavad minu viimaste episoodide vaatamise hulga kahanemist, võib-olla sellel on omad põhjused, võib-olla on teemad edasi, aga võimalik, et on minu isikus, aga suurema tõenäosusega ma arvan, et tegelikult probleem on selles, et kuna me eelnevaid videosid vaatasid peamiselt niisugused kuidas nüüd neid nimetada, ma ei taha vandenõuteoreetikuteks nimetada, aga noh, niimoodi sinnapoole nad kalduvad ja siis need samused rahvuslased või pseudorahvuslased, kuidas keegi nende peale vaatab, kuidas keegi nende tegusid ja nende
teatavate tõdede levitamist hindavad. No nii, jah, see on tõsi, viimastel aegadel on minu maailmavaade natukene muutunud. Ma isegi ei oska seda konkreetselt niimoodi seda ütelda, millises suunas niimoodi. Ei saa ühe sõnaga ütelda, sest ma pean ennast endiselt konservatiiviks ja ma pean endiselt kristlaseks ja ma pean ennast endiselt siis pigemini parempoolseks kui vasakpoolseks, kui üldse siin niisugustel jaotamistel on mõtet, ja kuigi minu arvates väga suurt mõtet ei ole, sest nagu me näeme ülemaailmses praktikas vahetavad konservatiivid ja vasakpoolsed sageli üksteisega teemasid ja levitavad üksteise teineteise maailmavaadetest lähtuvaid selliseid programme ja arvamusi ja poliitikast ja ideoloogiaid ühesõnaga. Ja küll, aga hakkame siis pihta, kui sa minu kanalit tellinud ei ole, siis telli minu kanal ja märgi videod meeldivaks, kui sulle nad ikka meeldivad. Kui sulle ei meeldi, siis võid ikka märkida meeldivaks, aga teistel põhjustel, algoritmide pärast ikka. Okei, nüüd me alustan siis uut episoodi, seekord meil on veel mitu põnevat asja kohe, ma teen 9. mail seda episoodi ja vaatame, kuidas õnnestub kõik. 9. mai on ju teada ja tuntud selle poolest, et Venemaal tähistatakse sel päeval ju aktiivselt võidupüha ja ka seekord oli see niimoodi, kuigi võit Ukrainas paistab küll veel väga kaugel olevat, aga sellele vaatamata Venemaal peetakse võidupüha ja kuigi seda seostatakse ju teises maailmasõjas ehk nagu nemad nimetavad siis suurest Isamaasõjas saavutatud võiduga, mis oleks küll tulemata jäänud, kui neile lääneliitlased tõenäoliselt appi oleks tulnud. Nii et see traditsioon on seal väga levinud ja see on omaette žanr ja seda nad viljelevad seal Moskvas ja seekord on Putin siis ja tema seltskond seal veidi lahjema sellel aastal, tähendab 9. mail nad said seal Moskvas veidi lahjema võidupäeva paraadiga hakkama. Seekord ei toodud sinna tehnikat, sest väidetavalt olevat nende tehnika Ukraina rindel. Samuti ei olnud väliskülalisi eriti palju. Lukašenko loomulikult oli Putini paremal käel sealgi olemas, siis olid Hiina esindajad, aga keda ei olnud, aga kuigi kes lubasid tulla, oli Serbia juht Vučić ja siis Slovakkia juht Fico. Loomulikult ei olnud ka Orbanit, sest Orban oli just sel päeval viimast päeva peaminister ja ega ta enam parlamendis kohal ei olnudki, nii et samal ajal kui Moskvas tähistati siis võidupüha, hakkas siis tänasest päevast 9. maist valitsema uus valitsus Ungarit ja vaatame siis, kuidas teil siis nüüd läheb ja kas saab ka nende puhul olema niimoodi, et sõnad ja teod saavad omavahel erinevad olema või mitte, eks seda näitab tulevik. Aga nüüd siis läheme edasi. Võidupüha Moskvas muidugi kujunes närviliselt ka selle tõttu, et Putin oli hirmul ju, sellepärast et ta kartis, et nende elusid ja
nende tehnikat, kui nad selle sinna Punasele väljakule toovad, et seda tabavad siis Ukraina droonid või mingid muud terrori, noh, tema sõlmis terrorirünnakud, aga äh, jah, eks see olukord, olukord meenutanudki natukene, ma natukene vaatasin seda isegi, seda paraadi, mis seekord toimus ja ega see palju suurema paraadina ei tundunudki kui see, mis meil Eestis, Tallinnas võidupüha aegu toimub. See mõjus üsna sarnaselt, väikesed grupid inimesi ja siis jälle natukene võib-olla mõned suuremad sõjaväelaste grupid ja neid näidatakse siis jah, noh, nagu nad ikka seal on. Kusjuures kummaline on see, et ega seal neid inimesi, kelle pärast selline paraad korraldatakse, see väga enam ei olnud, sest lõppude lõpuks on ikkagi 81 aastat möödas juba sõja lõpust, nii et inimesed, kes sellest sõjast osa võtsid ja kes tõepoolest sõja võitsid, siis Hitleri võitsid, siis need on, peaksid olema, need on juba üle 100 aasta vanad ja loomulikult on, kui nüüd mitte 100%, siis peaaegu kõik on juba neist surnud ka ja noh, võib-olla mõni üksik sõjaveteran veel kuskil on dement, nagu niisugused vanad inimesed tavaliselt kipuvad olema. No ja siis loomulikult Putin vananeb ja Putin on täis pettumus ja Putini sõnavõtus seal selle võidupüha sõnavõtus siis kajastus mingisugune metsik viha vahetevahel, et nagu keegi kuskil püüaks takistada siis neil võidupüha paraadi korraldamast, et kogu maailm oleks nagu nende vastu ja eks me tunneme seda ellusuhtumist ju mujaltki aeg-ajalt kuulda selliseid inimeste arvamusi, kes on kes kogu aeg tunnevad, et neid kiusatakse taga, kuigi nemad ise võib-olla on kõige suuremad teiste tagakiusajad ja käesoleval juhul see niimoodi ongi, sest eks Putin ole ju väga paljude ukrainlaste tagakiusaja ja seda ta teeb üsna no valikutta võib-olla ja süütuid inimesi pommitades või pommitada lastes täpsemalt. Noh, me võime ju niimoodi ütelda, et Putin ise kedagi ei tapa, jah, ei tapa küll, aga noh, ega siis Hitler ka kedagi ei tapnud või Stalin ka kedagi isiklikult vaevalt et tappis. Võib-olla on tal mõni selline patt noorusest kuskil hinge peal, isiklik mõrv kellegi vastu, aga ma ei ole kuulnud küll. Aga jah, ega see, et Putin ise oma kätega ei tapa ukrainlasi, no muidugi vastupidi on ka tõsi, aga ukrainlased teevad seda sellepärast, et ennast kaitsta. Ja noh, see on tegelikult posoor, et see sõda, mille võitu nad nüüd tähistasid Eestis lühemat aega kui see sõda, mida Venemaa peab praegu Ukraina vastu. Kusjuures rõhuasetusega need kangelased, kes jutumärkides kangelased, kes seal võiduparaadil siis väljas olidki suures osas need, kes olid Ukrainas sõdinud ja nende sealt saadud ordenitega siis kiitlesid. Nüüd Madjar Peeter Madjari ja uue valitsuse ametisse astumist täna jututeemaks võtaks või rääkida mõnel muul teemal, sellepärast et kõik see värk on vaja enne läbi seedida, sest väga palju on tundmatut, mis puudutab seda uut valitsust ja Tissa erakonda, sest
nimed on tundmatud, neid on raske teinekord tähele panna ja meelde jätta, sest sa ei ole neid kunagi varem kuulnud ja nad on kuskilt välja siis tulnud. Väga paljud neist on välismaal elanud ja nagu ma olen aru saanud, et need Tissa erakonna aktivistid ongi väga paljud need välismaal, omal ajal siis kuskile välismaale, pealiselt Lääne-Euroopasse või lääneriikidesse läinud inimesed, kes siis noored inimesed, kes siis, kellel on siis kodumaal elu raskeks läinud ja või siis ei ole mõnes muus mõttes siin elu meeldinud ja no nagu eestlaste hulgaski neid on päris palju, paljud lähevad Soome tööle, paljud lähevad teistesse riikidesse tööle, sest, sest elu on raske, raha on vaja, aga kust seda saada, kodumaal ei ole teenimise võimalusi ja see on sama Ungaris võib-olla natuke teistmoodi, võib-olla isegi suurem on mõningates kohtades Ungaris kui isegi Eestis, aga ka vastupidi, Ungaris, kui sa tahad, on võimalik sul ellu jääda niimoodi elades, et sa teed mingisuguseid juhutöid ja ei teata nendest siis vastavatele ametkondadele. Eestis see võimalus teatavasti on väga väike, et sa saad mingit maksuametit petta või et sellepärast, et sul on pangaarve ja pangaarvele saab ainult kanda raha, aga Ungaris on siiski sularaha sularaha kasutusel rohkem kui maksevahendina, ma mõtlen, tundub niimoodi küll kui Eestis, aga see ei ole see tänane teema on siis kaks seda peamist asja, et nagu ma rääkisin, siis on võidupäev ja siis seoses sellega siis, et kui 4 aasta jooksul, selle aasta aja jooksul, mis praegu on Ukraina sõda kestnud, ei ole Venemaa suutnud Ukrainast isegi mõtleme niimoodi, et midagi erilist valutada, siis kui paljud räägivad sellest, et Venemaa on pealetungil ja et kui see niimoodi kestab, siis ükskord nad kindlasti võidavad need alad endale, mida nad tahavad, aga see ei ole üldse niimoodi vaadatuna ei tundu see jutt eriti adekvaatne, sest kui nad senimaani pole eriti ühesõnaga patiseis on seal, ma ei räägi sellest rohkem nagu praegusel hetkel, paljuski patiseis ja Ukraina relvastub, Ukraina loob endale uusi relvi, on loonud isegi loomisel isegi ballistilised raketid ja rääkimata droonidest, näiteks Flamingo, mis Ukraina spetsialistide arvates mitte arvates, vaid nende väidetel meenutab siis natukene ameeriklaste Tomahawki ja nii edasi. Ühesõnaga jah, aga kuhu ma jäin, hakkasin siis rääkima sellest Peeter Maderi uuest valitsusest ja miks ma sellest päris liiga kokkuvõtvalt täna ei räägi, sest palju on veel segast, aga mingid esimesed muljed on juba täitsa olemas. No nii, kui nüüd esimestest muljetest rääkida, siis kohe peab ära märkima, et ega palju üllatusi ei ole, sest see, mida Peeter Madar rääkis oma avakõnes täna parlamendis, et ega see väga ei erinenud sellest, mis ta niigi iga päev rääkis ja mitte väga ei erinenud, vaid üldse ei erinenud. Kõigepealt siis sellest natukene jah, et mida siis on oodata, millist suunda on oodata siis uuelt Ungari valitsuselt. Eestis on kuulda mõningaid arvamusi, erinevaid arvamusi, enamasti ollakse kah nagu
igal pool Euroopas, igal pool mujalgi siis ootaval positsioonil, et vaadata siis, et kuhu siis lõpuks siis tüürima hakkab. Euroopas ollakse eriti EPP-s ja Manfred Weberi ringkondades siis on eriti ootusvalmid ja nad on isegi tunnistanud seda, et tegelikult nad aitasid sellele isegi kaasa, et siis Fidesit kõrvaldada võimult, et Tissa saaks võimule ja Peeter Madjarit oleks siis võimalik kergem nendel mõjutada ja noh, ilmselt see on ka niimoodi, aga no muidugi see mõjutustel on vahe, et erinevad mõjutused on need, mis tulevad siis Euroopa Liidu poole pealt ja nendest mõjutustest erinevad kohe silmatorkavad kui see, mis tuleb Moskva poolt ja võib-olla ka Hiina poolt, siis mõned muud suunad. No nii, ühesõnaga mis siis muutub see, et esimene asi oli see, et uuesti üle 10 aasta pandi täna Ungari parlamendi hoonele tagasi Euroopa Liidu lipp, et 10 aastat tagasi Fideszi valitsus võttis selle maha ja nüüd pandi see tagasi. Siis Peeter Madjari üks esimesi samme oli see. Esimesi asju, mis hääletusele pandi, siis oli samuti see, et ohuolukord riigis seoses naaberriigis Ukrainas toimuva sõjaga, see ettepanek siis läks ka hääletusel läbi, nagu kõik teisedki muidugi need uued ametisse määramised ja siis noh, parlamendi juhtkonna siis hääletamised, need toimusid täna kõik. No nii, aga see on, neid on raske jälgida, nagu ma ütlesin, enamus neist tundmatud nimed ja kui me ka nad mainiksime neid nimesid, need nimed ei ütleks meile just eriti palju, võib-olla siinsetele ungarlastele nad midagi ütlevad, sellepärast et noh, kuigi võib-olla ka minimaalselt, aga noh, omi inimesi tuntakse ikka paremini. No nii, nii et sellest me üle edasi. Üks oluline samm, mida uus valitsus tahab teha, siis on siis noh, seda nimetatakse Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. See tähendab, et kuidagi võiks niimoodi tõlkida, et rahvusliku varanduse tagasi hankimise või tagasi toomise ametkond või amet, et niisuguse asjaga hakkab tegelema ja üks teatav konkreetne ametkond Tissa valitsuse juures ja see tegeleb konkreetselt selle korruptsiooniga, millega on seotud Tissa juhtide ja Tissa poliitikute arvates Fidesziga, mis on seotud. No nii, esimeste muljete hulka kuulub ka siis see, kuidas siis Tissa käsitleb koostööd teiste erakondade ja peamiselt Fidesziga, sest Fides on ju suuruselt järgmine erakond, kes siis on parlamenti valitud. Kuigi Peeter Madjar rõhutas ju selge sõnaga, et ta püüab koostööd leida kõigi inimestega, et ta tahab olla kõigi ungarlaste peaminister, et mitte ainult Tissa pooldajate oma vaid kõigi ungarlaste oma. Sinna kuuluvad ka nii parempoolsed,
need inimesed, kes peavad ennast parempoolseteks, kui ka need inimesed, kes peavad ennast vasakpoolseteks või mis tahes maailmavaatega inimesed, sest kõik on madjarid, kõik on ungarlased ja see on peamine ja see on reegel. Aga samas siis on niisugune kedagi ei tohi niisugune punkt, et kedagi, millest oli juttu, et kedagi ei tohi diskrimineerida sellepärast, et ta valis seda või teist erakonda. Ja nii edasi, nii et need asjad on rõhutatud, samas mis kohe Tissa esile tõi ja mis kohe Tissa eriti tugevasti siis hakkas rõhutama ka parlamendis nüüd esimesel istungil, mis nüüd oli täna 9. mail ja siis juttu oli seal nimelt nendest amoraalsetest nähtustest, mis toimusid erinevates lastega tegelevates asutustes, nagu oli Pitske linnakeses siis lastekodus või niisugune internaat või kus siis tegeletakse niisuguse raskeste kasvatajate lastega või ja nende kasvatajate hulka siis sattusid pedofiilid ja see oli üks asi, mille pärast siis kukutati president ja justiitsminister praktiliselt, mitte kukutatud, aga nad ise ütlesid lahti oma positsioonist, nad ise taandusid, astusid tagasi, kui oli selgunud, et nad olid aidanud kuidagi kaasa mitte pedofiilile endale, vaid pedofiilile kaasaaitajale, pedofiili abistajale. Siis oli veel Söölö tänav ehk siis Söölö, ma võin muidugi lisada, et Söölö märgib viinamarja, aga see on siinkohal ei ole üldse relevantne sellest rääkida. Ühesõnaga seal on ka niisugune lastekodu või tähtis Juhas Peeter Paal oli siis üks kasvatajatest, kes oma kasvandikke siis pilastas ja siis vedas sinna igasuguseid inimesi, kes siis samuti nendest pilastamisseanssidest osa võtsid. Nende hulgas olevat olnud üks kristlik-demokraatliku partei juht Semyon Solt olevat olnud ka nende hulgas, kuigi ei ole selge, kas oli ikka temast jutt. Onu Zolti juhtum, et siis see oli niisugune väga kõmukas, et on jäänud siiamaani kahemõtteliseks, kui on nendel tunnistajatel on nagu senimaani on Vides olnud võimul ja mis pärast toimuma hakkab, seda saame näha, et neil ei ole nagu lubatud avalikkusele välja ütelda selle poliitiku nime, kes siis olevat ka nendest pilastamisseanssidest osa võtnud. Nii et see lastekodude teema siis oli samuti see, mida rõhutati ja see muidugi oli sõna otseses mõttes Fideszi vastu, sest Fidessiga olid need seotud nende lastekodude juhtkondade kasvatajad. Lisaks sellele siis, et Tissa uus valitsus tahab siis tegelema hakata siis varastatud varade riigi hangete ja muude selliste protseduuride läbi varastatud varade tagasi saamisega riigi jaoks või riigile, et siis samuti lastega, et lapsed vajavad kaitset, lastekaitset rõhutab võib-olla Tissa valitsus veidi teistmoodi, kui seda tegi Fidessi puhul. Fides nägi laste
lastega, lastele ka elu parandamisega seda, et annab vanematele rohkem toetusrahasid. TISA seda ei rõhuta, kuigi ei räägi ka nende äravõtmisest. Praegu ei ole nendest juttu olnud ja praegu nagu ma ütlesin, et me väga palju ei tea ette kõike üksikasju ja mina vähemalt ei tea. No, siis mis veel, mis on siis veel oluline? No, oluline on see muidugi välispoliitika muutumine, nagu me rääkisime, et siis Euroopa Liidu lipp pandi siis parlamendihoone seinale tagasi, mille siis 10 aastat tagasi Fidesz oli ära võtnud. Nüüd esimene visiit, mille Peeter Madjar ette pidi võtma, läheb siis Poola Varssavisse. Ilmselt kohtuvad nad seal Donald Tuskiga, mitte Trumpiga, vabandust. Ja no teatavasti on traditsiooniline see, mida ungarlased ise räägivad, et ka poolakas ja ungarlane on kaks head sõpra ja noh, see on niisugune kõnekäänuks juba kujunenud, kuigi viimastel aastatel Orbani valitsusemise ajal kippusid asjad hoopis teistmoodi kujunema, et poolakad pigemini väitsid, et ukrainlane ja poolakas kaks head sõpra, et ukrainlased ja poolakad on saavad väga hästi teineteisega läbi, kusjuures ungarlastega selle tõttu, kuidas siis ungarlased Venemaa ümber lipitsesid ja siis kuidas nad Ukrainasse suhtusid, et see oli nagu siis nagu teinud nendest poolakate jaoks ungarlased vastumeelseks aga nüüd kipub see kuidagi nagu vanadesse rööbastesse tagasi minema, et esimene visiit siis toimub Poola ja Varssavisse, järgmine visiit pidi toimuma Viini, sest nende kahe riigiga, Poolaga ja Austriaga peab ka TISA valitsussuhteid kõige tähtsamateks. Siis Slovakkiaga muidugi on keerulisemad asjad. Slovakkias on teatavasti tänaseni päevani olemas täitsa seadusandluses niinimetatud Benesi dekreet, mis teeb võimalikuks siis slovakkidel siis ungarlaste, kes on nendel aladel tegelikult põliselanikud ja samuti sakslaste siis varanduse äravõtmist, kui see on slovakkide huvides või noh, kes teab täpsemalt ja paremini, kuidas millest need Benesi dekreedid räägivad. Igatahes Peeter Madjar nõuab siis Vitsolt, et võtaks need seadusandlusest välja need Benesi dekreedid, aga noh, Vitsoga läbikäimine, ma ei tea, kuidas saab olema praegu Peeter Madjaril. No siis veel, millest rääkis Peeter Madjar, on see, et ta lõppude lõpuks tehtakse avalikuks siis Jaanus Kadari aegsete kommunistliku salateenistuse agentide siis nimed ja see nende kaustad ja nende toimikud, et need jõuaksid avalikkuse ette. See on veidi kummaline, et siiamaani sellest on juba räägitud 20 aastat vähemalt, aga siiamaani ei ole seda veel päriselt tehtud. Noh, võib ju fantaseerida sellel teemal, et võib-olla sellepärast, et valitsevates ringkondades on olnud neid inimesi, kes saaksid siis kompromiteeritud sel teel, aga no teisest küljest jälle vaadatuna, ega kui nüüd tagasi minna
nii palju ajaloos, selles aega, kui olid veel need kui oli veel see kommunistlik riik siin ja siis kommunistlik salateenistus, et luure või kuidas need on, salapolitsei, okei, et sellest, need inimesed on väga vanad inimesed juba, kes kui on veel keegi elus nendest inimestest, kes tollal sellega tegelesid ja nii et kui palju see tänapäeva inimesi ja tänapäeva elu mõjutab, seda ei tea, seda kindlasti me ei tea öelda. Teisest küljest muidugi räägitakse ka sellest, et Orban ise oligi ka ju, noh, räägitakse Orbanist kui Orbanist kui ka agendist, aga noh, need jutud need jutud ilmselt ei pea paika või noh, kui peavad, ega me ei tea, mitte midagi me ei tea, sest nagu ma ütlesin, on need toimikud veel avalikkuse ette toomata, nii et me ei tea, mis seal kõik on toimunud. Ja võib arvata, et kui isegi kui Orban oli kunagi seotud või mõned teised inimesed praeguses, sest ei pruugi olla üldse, et mitte Orban ei olnud, vaid hoopis mõned teised, need, kes praegu võib-olla isegi on Orbani vastu ässitanud, et need inimesed hoopis on olnud kommunistliku luureteenistuse seal nimekirjas, agentide nimekirjas. Aga selle kohta ei tea me praegu väga palju öelda. Noh, ühesõnaga siis kummaline, ei ole veel need asjad avalikuks tehtud. Mis siis veel on tähtis sellega seoses rääkida. Me ei tea, kuidas Ukraina poliitika saab muutuma, räägitakse nii mõndagi, on kuulda olnud nii mõndagi Ukraina ja Ungari päritolu mehega, keda Orbani valitsus on tituleerinud Ukraina spiooniks, Roland Seeberiga on ennast Peeter Madjar kunagi põlvega vastu oma arvutit kogemata, aga no, sellest midagi ei juhtunud. Natukene rappub vaid pilt, nagu ma sõidaks autoga, kuigi ma ei sõida ja kuigi tausti ka seda ei kinnita. Ühesõnaga, et siis jah, et nii et keeruline. Igatahes räägitakse nii mõndagi, räägitakse sellest, et Peeter Madjaril ja Tissal on kavas siis mingisugune referendum kunagi korraldada, mis ei ole seesama, mis on nemzeti konsultatsioon või rahvuslik konsultatsioon Orbani ajal, aga neist me saame edaspidi kuulda, kui me viitsime neid jälgida seda. Mul on niisugune tunne, et mida aeg edasi, seda ebahuvitavamaks võib muutuda Ungari poliitika või kui ei tule tõesti väga suured luukered kapist välja Fideszi tegevuse kohta nendel aastatel, mille Fidesz oli võimul. No nüüd peaks natukene rääkima ka sellest, mida Eestis on räägitud Peeter Madjari kohta. Sellest on juba palju juttu olnud minu episoodides ka, mida on räägitud Eestis Orbani kohta, noh, kui palju, mõnda ikka, aga Peeter Madjari kohta veel mitte. Ja nagu ma nüüd hiljuti kuskilt lugesin, et noh, esiteks seda, et mida Martin Helme, kes on tuline Trumpi poolt isegi ja samas ka Orbani jäägitu järgi paistab olevat millegi pärast, kui nad teaksid täpsemalt, analüüsiksid teineteise vaateid kõrvuti ja täiesti objektiivselt, siis nad leiaksid oma programmides ja oma poliitilistest eesmärkides väga palju vastuolulist, teineteisest erinevat, Orbani omas ja Martin Helme omas või Martin Helme omas, ükskõik. Noh, ega võib-olla ei ole ka ükskõik. Aga siis jah, ühesõnaga, et esiteks siis see, et mida ütles Martin Helme, et
Peeter Maderi kohta, et tegemist on psühhopaadi ja sotsiopaadiga mingisuguse, mis ta siis rääkis täpselt, kes ta pidi olema, mingi, ma ei tea, vägivaldne tüüp, naistepeksja ja ja seda muidugi kõike on videosti propagandameedias väga palju räägitud nendest asjadest ja kõikvõimalikult on kritiseeritud, kõikvõimalikku halba on räägitud Peeter Maderi kohta, millest tõsi on ainult nii palju, et ega Peeter Mader ei ole kui ta ka kristlane on näiteks, ega ta ei ela kristlikult, ta jäi vahele, no mitte ei vahele, aga noh, tema enda omad või õigemini tema enda sekka, see tähendab tissa sekka, tema omade sekka, kus okutatud siis spioonid siis tegid talle avalikuks mingi seksvideo, kus ta Evelyn Vogeliga, kes oli küll alguses esines aktiivse tissa tegelasena või tissa aktivistina, et siis ta oli seksuaalvahekorras mingis korteris ja siis oli mingi film seal neist jäädvustatud ja siis noh, ega siis selgus, et Evelyn Vogel oligi tegelikult Fideszi poolt palgatud spioon. Noh, kas selgus enam kui kindel, et ta seda oli, et ta oligi seestpoolt õõnestama saadetud tissat väidetavalt. No nii, aga noh, fakt on see, et Peeter Madar ei eitanud seda vahekorda, isegi ei püüdnud eitada narkootikumide tarvitamist eitas, aga kuigi selle väidetavalt olevat seal olnud ka siis narkootikum mingi kapinurga peal ja kuidas kõik täpselt, nii täpselt ma ei ole neid asju uurinud, ühesõnaga, aga ja ma ei ole üldse neid ise uurinud, ma olen nii palju, kui ma meediast olen kuulnud muidugi, seda ma räägin praegu siin. Ja siis noh, ühesõnaga Evelyn Vogel kadus varsti ära, siis ta erakonna siis aktivistide hulgast, vähemalt ma ei tea, mina ei tea temast enam midagi, ja ilmselt on tema nimi kuskil tahaplaanile vajunud ja seda, noh, ühesõnaga seda ta ei eitagi, et kommenteeris seda niimoodi, Peeter Maider tähendab, kommenteeris seda niimoodi, et on täiskasvanud meesterahvas, elab üksi, ei ole abielus, ta on lahutatud ja loomulikult tal on seksuaalseid vahekordi ja rohkemat kommenteerida selle asja kohta ei pidanud vajalikuks. Nii, siis oli veel teine lugu, kui kuskil mitte noh, ühesõnaga luba küsimata filmiti Peeter Madarit, kus ta oli noorte tüdrukute seltskonnas ja noh, üsna sellistes poosides, noh, mis ühele peaministrile näiteks, kuigi ta siis ei olnud veel peaminister, siis ta oli noh, või isegi noh, Fideszist ära karanud üks tegelane lihtsalt, aga noh, juba alustanud mingisugust poliitilist tegevust väljaspool Fideszit ja siis ta pani tähele seda, kuidas siis teda filmiti ja sellelt inimeselt ta võttis talle mobiiltelefoni käest ära jõuga vägisi, kes teda filmis sel ajal, kui ta ennast puges noorte tüdrukute jalge vahelt läbi, noh, pidustuse käigus niisugune asi toimus ja siis ta võttis selle telefoni ja viskas selle Donau jõkke ja noh, sellest taheti muidugi varguses ja teda süüdi mõista, aga ta oli juba siis ta oli juba Euroopa Parlamendi saadik, ühesõnaga. Ja siis saadiku puutumatus ei võimaldanud tema vastu protsessi alustada või mis seal oligi, aga noh, niisugused asjad on tõepoolest toimunud. Nüüd, mis tema abikaasaga suhteid puudutavad,
siis on mõnikord on olnud juhte, siis selliseid jutte levitatud ka ja tema abikaasa on isegi ka rääkinud, et Peeter Madjan on väga impulsiivne mees, et noh, et ta ühesõnaga oli selliseid juhtumeid, kus ta isegi oli nagu, olevat nagu isegi piiri peal olnud, et vägivalda kasutab naise suhtes, endise justiitsministri suhtes, aga need on juuditi väited. Ja Peetri narratiiv on loomulikult teine. ja et me, aga kui me nüüd ühiskonnas ringi vaatame, siis niisugustes perekondades, kus on lahutus just käsil, sest abikaasad on üksteisest võõrandunud, siis selline külmunud, noh, külm käitumine teineteise suhtes ja noh, kohati isegi, mida võib jõhkruseks pidada, kui küsimärk õhus, kas see ikka on jõhkrus, et selliseid suhteid võib näha siin ja seal, ma ei tea, ma ei ole mingisugune Peeter Maderi advokaat, sest ma ei saakski seda olla, kuna mina tema eraelu ei tea rohkem kui see avalikkuse ette tulnud, aga sedagi kõike mitte, sest ma ei ole ju, võib-olla ma olen midagi vahele jätnud ja ma ei ole niisugune niivõrd fanaatiline järgija loomulikult ka Peeter Maderile, et kõike püüaksime uurida, mis tema elusse puutub. Ei, ma isegi ei viitsi seda teha, mul ei ole aega seda teha ja see ei ole see minu jaoks kõige tähtsam, aga ma siiski ei usu, et teda võiks nüüd päris sotsiopaadiks nimetada. Vastupidi, ta on küll solvunud, sest ta alati solvunud Fideszi peale ja ta peab viha Fidessi peale sellepärast, et samal ajal kui tema naine tõsteti Fidessis justiitsministri kohale, tema jäi alati kuskile tahaplaanile ja tema eriti vastutavaid ülesandeid ei saanud Fidessi liidritelt, nii et tal oli nagu põhjust solvunud olla loomulikult, aga siis mis asju seal kõik neil Fidessiga on olnud, seda me isegi vähe teame, mina vähemalt tean vähe, võib-olla mõni teab rohkem, eks ikka ole neid, kes rohkem teab kui mina, aga noh, jah, ühesõnaga tal oli põhjust siis Fidessi peale viha kanda, aga noh, tähtsam, olulisem on selle juures märkida seda, et tema vaated muutusid aja jooksul ja noh, kindlasti mängisid selles rolli ka need seigad, mida ma mainisin siin eelnevalt. No nüüd on rääkimata veel üks oluline detail. Martin Helme on rääkinud, et ja muidugi mõned teised sellised ühesõnaga need alternatiivsed või mis nad on, ühesõnaga, et nad on rääkinud sellest, et Peeter Madjar saab olema niisugune yes man Brüsselis, et kes hakkab siis von der Leyeni ja noh, siis Manfred Weberi poliitikat läbi suruma ungarlaste hulgas, et hakkab tegema seda, mida nemad Brüsselist käsitakse talle. Mulle tundub, et miski ei pea vähem paika kui sellised väited, miks, sellepärast, et tegelikult Peeter Madjar on veel hullem põikpea, mitme jutumärkides põikpea võib-olla, aga võib-olla ka mitte, võib-olla ka päriselt põikpea mõningates küsimustes, et need asjad, mida ta tõeks peab, nende eest ta seisab ja läheb kuni seinani välja, no, öeldakse nagu faalig meid ungari keeles, et läheb seinani välja nendes asjades. Üks asi on see, et millega samuti sai kindlasti palju hääli Peeter Madjar, on see, et ta lubas Brüsselist tagasi tuua need rahad, mis Orbani ja tema erakonna Fidessi
ja KDNP, Fidesz KDNP, need on teatavasti kaks kokku liidetud erakonda, millest on Fidesz on suurem vend ja KDNP ehk Kristlik-Demokraatlik rahvapartei või see on siis väiksem vend, et siis ühesõnaga, et siis ühesõnaga nende poliitika, mis Peeter Madjar lubas siis need rahad, mis on Ungarilt kinni peetud ja need on väga suured summad, mistõttu inflatsioon on veelgi suurem Ungaris, kui ta ilma selleta oleks muidu olnud, et süüdi olid selles muidugi Orbani poliitika väidetavalt, et Orban käitus niimoodi ja mis tõi siis endaga kaasa selle karistuseks seal nende rahade kinnipidamise. No ühesõnaga nende üle arutleda, mis on sellele väiks. Noh, ühesõnaga see on üks tema juures üks olulisi asju. No nüüd teine asi, nagu avakõnest ilmsiks sai täna Peeter Madjari avakõnest, et tema ei unusta midagi ära, et ta on tohutult kättemaksuimuline ka, loomulikult, kui nüüd kättemaksuimuks seda võib nimetada, aga noh, ta ei unusta midagi ära. Et ühesõnaga, et esimene asi oli ta kohe, et ta ründas Fideszit ja Fideszi pärast seda, kui ta oli rääkinud seda, et tema tahab olla kõigi ungarlaste kõigi ungarlaste peaminister, juht, sest peaminister on Ungari poliitikas, temal on suurem tähtsus kui presidendil, võib öelda. Tema on tähtsam roll kui presidendil. President on Tamas Sujok praegu ja esimene asi oli kohe see, kui presidendi kõnes, et kes Sujok on muidugi Fideszi poolt paika pandud president. Ta kõnetas Sujokit, et kes juba hakkas arvama, et võib-olla unustatakse ära see, mida ta alguses ka mainis, et ta peab astugu parem ise tagasi, sest see olevat talle parem, kui ta pärast teda sunnitakse tagasi astuma presidendi kohalt. Nii et seda samasugust jäika suhtumist võib oodata ka paljudes teistes küsimustes ja mitte ainult seda Ungaris, vaid ka Brüsselis Peeter Madjarilt. Nii et ma ei usu, et temast saab yes man selles mõttes, nagu mida räägivad Martin Helme ja mõned teised ka. Et miks Martin Helme niimoodi räägib, seda niimoodi ainult aimamisi kokku võtta, et sellepärast, et ta arvab, et kõik inimesed mõtlevadki niimoodi nagu tema ja tema lähikondlased, aga ei tulegi kellelegi pähe mõte, et keegi võib juba eos näha vigasena ja valena seda ideoloogiat, mis on Fideszil ja võib-olla ka mõnedel tema vennas erakondadel erinevatel maadel kasutusel. Nii et jah, et me näeme ju selle Peeter Madjari juures seda, et ta on väga jäigalt Fideszi vastu ja ta läheb, nagu ma ütlesin juba korra, et ta läheb seinani välja ja see ei ole see, et mida Brüssel talle dikteerib, seda ta läheb iseendast. Tal on endal veendumused, ta ei lähe sellepärast, et Brüssel teda ajaks taga, vaid tal on endal sellised veendumused, et see, mida Fideszis tehakse, mida ta on näinud seal, ise kogenud, oma nahal kogenud ja võib-olla ka sellepärast, et teda on alandatud, teda on alavääristatud, teda ei ole selleks peetud, keda vaja, no ja nüüd ta on kukutanud selle valitsuse, need, kes teda ei pidanud
vääriliseks millekski rohkemaks kui mingiks jooksupoisiks või jutumärkides. No ühesõnaga, ja nii et ma ei näe sellist võimalust, et teda võiks pidada kuidagi siis Brüsseli käpikuks, nagu räägivad Martin Helme ja Markus Järvi ja mõned teised võib-olla. Nii et olukord on natukene teistmoodi. Asjad klapivad omavahel natukene teistmoodi kokku, kui arvavad need, kes mingi ühe eesmärgi nimel lähevad võimu vastu oma maal või ükskõik kuidas siis me seda ei nimetaks, ühesõnaga ükskõik mis võim ka ei oleks, aga võimu vastu nad lähevad. No ei, mitte alati võib-olla, hea küll, see on natukene, sellega ma võib-olla niimoodi natukene teemast kõrvale või kui ma isegi liiale ei lähe sellega. Aga see ei ole see. Ma tahan öelda, et jaa, et peame tunnistama, et teised on inimesed, kes võivad teistmoodi mõtelda kui meie. Nii et ja samadest asjadest, millest meie mõtleme ühtmoodi, et on võimalik, et teised inimesed mõistavad neid asju teistmoodi täiesti. Ja mõlemad arvavad, et raudselt ja kaljukindlalt neil mõlemal on õigus. Aga no nüüd veel, mida ma tahan nüüd veel enne kui ma lõpetan ka ära öelda, et mis siis saab, ja miks see nii on, nagu praegu on. Et ma rääkisin varasemates episoodides Fideszist juba natukene, Orbanist ja mõningatest küsimustest, mis on nendega seotud ja me jõudsime ühele olulisele järeldusele, või mina jõudsin, võib-olla sina ei jõudnud, sest ma pean arvestama ka sellega, et sa võid ju teistmoodi mõelda kui mina, aga see ei tähenda seda, et sul ka veel õigus on. No võib-olla kas mul, ma ei taha seda tunnistada loomulikult, et mul ei ole õigus, aga eks tõesta siis, kui sa suudad öelda, et mul ei ole õigus, aga ühesõnaga kohe lähen selle juurde. Ühesõnaga siis Orban on kuulsaks saanud sellega, et tema oli siis nagu esimene pärast János Kadarit, kes siis läks siis Nõukogude Liidu vastu sellega, et avalikult Hősök teeril, vaid siis see tähendab seda, et Kangelaste väljakul eesti keelde tõlgituna, et ta ütles, et russki kaasa, et Vene sõjaväed ühesõnaga mingu välja Ungarist. Et see nagu andis talle igaveseks ajaks igavesti siis Nõukogude Liidu vastase aupaiste, aga jah, väga palju aega mööda, kui 2009. aastal juba tegelikult on mingisugused suhted juba väidetavalt juba varemalt, mitte küll Nõukogude Liidu juhtidega või Venemaa juhtidega, vaid siis maffiaga isegi räägitakse nendest. Ei tea, kui palju sellest tõde on, sest teatavasti armastatakse poliitikaid ütleme niimoodi ropult välja sitaga loopida väga palju, et sageli juhtub, et neid rünnatakse selliste asjadega, väidetakse neid olevat teinud selliseid asju, mida nad tegelikult ei ole teinud, väidetakse neil olevat teistsuguseid kavatsusi, mida neil tegelikult ei ole olnud ja nii edasi. Ühesõnaga, et võib-olla teda on lihtsalt rünnatud alusetult, aga see ei ole praegu see, millest ma räägin. Loomulikult võib-olla seda tehtud ja seda on tehtud ja kindlasti seda on tehtud ja seda tehakse edaspidigi teistega ja seda tehakse edaspidigi Orbaniga ka muidugi, aga teistega ka. Ja see on nagu elu lahutamatu koostisosa, et inimesed ongi niisugused, et nad armastavad teineteist sellega loopida siis. Ühesõnaga, jah. Aga ühesõnaga, et siis, et
jah, mis ma tahtsin ütelda, kuhu ma tahtsin välja jõuda. Ma tahtsin välja jõuda siis, et tema oli esimene, kes siis läks noh, avalikult julges välja ütelda niisuguse asja, et Vene sõjaväed peaksid minema välja Ungarist. Seejärel see, see ei tähendanud seda, et temast oleks saanud siis kohe Ungari rahva juht. Ei, kuigi hiljem temast mingitel ajaperioodidel siis sai, aga ta lihtsalt see siis noh tal oli oma nägemus ja kuna Fidesz oli siis peamine siis parempoolne jõud tollal, peamine konservatiivne jõud siin Ungaris, siis see see mõtteviis, see elutarkus, see filosoofia siis sai siis valitsema ja siis nemad see oma nad tegid noh, kutsusid ellu nüüd teatava omalaadse ellusuhtumise. Ühesõnaga Orban on kirjeldanud seda niimoodi, et ta ütles, et kuna vasakpoolne, ta nimetas Kadari režiimi ja seda sotsialistlikku Ungari rahvavabariiki siis vasakpoolseteks, kuigi selle taha võiks küsimärgi panna, kui sa loogiliselt tahad mõtelda tegelikult, et vabades ühiskondades nimetatakse vasakpoolsuseks, see ei ole seesama vasakpoolsus, mis oli siis sotsialismi maades ja Nõukogude Liidus ja Nõukogude liitriikides. Aga tema pani nagu võrdusmärgi selle vahele loomulikult, nagu paljud teevad sedasama tänapäevani. No ühesõnaga siis, et ta ütles, et nüüd 40 aastat järjest on vasakpoolsed võimul olnud, nüüd on aeg võimule asuda parempoolsetel ja see tähendab 40 aastat, mitte siis või 30-40 aastat, kui palju see täpselt on, arvutage ise välja, see ei ole tähtis praegu. Aga ühesõnaga, et ta arvas, et jumalik õigus oleks siis, et parempoolsed saaksid pärast Kadari valitsust, pärast sotsialistliku Ungari rahvavabariiki võimule vähemalt 30-40 aastaks, noh 16 aastaks Orban sai. Teisiti sõnastatuna ehk siis post rahvuskonservatiivseks või. Nii et jah, võib-olla niimoodi poolenisti, noh kas nüüd naljaga pooleks, sest see ei ole nali tegelikult, aga võiks nagu sõrme viibutades EKRE poole ka viibutada sõrme, et on tulemas veel niisugune liikumine ka, et mis on postrahvuskonservatiivne või kuidas seda nüüd nimetatakse. Aga noh, see selleks. See on niisugune naljanumber ja naljanumbrina kavatsetudki. Ühesõnaga, noh, mis siis saab Tissa erakonnas, me ei tea veel päris kindlasti, sest niisugune analoogne olukord nagu praegu on varemgi olnud kord, see oli siis, kui Fidesz pärast esimest valitsemisaega kaotas siis sotsialistlikule parteile ja siis mis järel siis Orban pidas nii tulise kõne, mida Debreceni sõna otseses mõttes millega Joosep Debreceni tõmbas, millega paralleeli tõmbas siis otse Mussolini kõnega, et 100 aastat enne seda muidugi, aga noh, veidi vähem kui 100 aastat tol ajal, praegu on juba küll 100 aastat mööda Mussolinist ja peaaegu hakkab tulema juba, jõudma sinna kanti varsti, noh, tollal oli ka ju Mussolini sotsialist, aga noh, see selleks. Ühesõnaga, et jah, et Türtsan tegelikult presidendiks mitte otse, sellepärast et üks teine mees ei pidanud presidendi kohal vastu ja siis tema sai 2022. aastal, vabandust, 2002. aastal tema asemele, ma ei hakka tema nime isegi praegu nimetama, mulle
tulevad niimoodi lüngad pähe, et korraga, et nad ei tule meelde täpselt. Tean küll väga hästi, aga noh, see selleks. Ühesõnaga, ja siis Türtsanist, aga Türtsan osutus ju palju tähtsamaks meheks kui Toomist. Nii et jah, Türtsan, Peeter Medjes oli jah, mees, kui ma ei eksi, jah. No ühesõnaga, et Türtsanist sai siis see, kes suutis sotsialistlikud, pärast seda sotsialistid veel kord ükskord võidule viia, aga samas, mis hinnaga tema, tema siis pidi võimult lahkuma selle tõttu, et üks tema kõne, niinimetatud Palatonesse kõne tegi ta ülimalt ebapopulaarseks, või mitte ainult see kõne, see kõik ei saa selle kõne all peale seada. ühesõnaga oli üks välja lekitatud kõne, kus me kinnisel üritusel oli, sest ta rääkis, et enesekriitikat, mida tõlgendati hoopis vastupidisena sellena, nagu ta ise oli mõelnud. aga kuna ta oli ise ka poolenisti jokkis peaga seda kõnet pidanud, siis noh, ja see, mistõttu eriti terav, aga eriti enesekriitiline oli, mistõttu see enesekriitika oli niivõrd tugev kriitika, et see põhjustas tema kao tollel peaministri kohalt varsti. Ja tema asemel sai muidugi natukeseks ajaks teine sotsialist, Gordon Bainai, ja kuni 2010. aastani, mil Fidesz sai võimule. Aga noh, jah, ühesõnaga siis kui igatahes see surve, mis tuli vastasleeri poolt ja peamiselt parempoolse mõttelaadiga inimeste poolt, mis Türtsanile langes, kui seesama surve ei saa osaks ka lõpuks Tissale ja Peeter Madjarile, siis võib küll uue ajast ja uue süsteemi tulekut näha, aga kes teab, me saame alles sellest tulevikus rääkida, praegu me ei saa sellest rohkem rääkida. Nii et ma lõpetan praegu ja tervitan